Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8–14 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 7-ga. Teil on väga palju ootamist tegelikult, ma kaartide pealt vaatan. Ja te nagu olete väsinud sellest ootamisest ja müntide 7 on ka ootamine. See on tegelikult selline ootamine, teie olete kõik ära teinud ja nüüd on aeg oodata, millal saak valmib. Teie olete seemned mulda pannud, teie olete oma projektid algatanud. Nüüd on lihtsalt aeg oodata, kuni nad hakkavad tulu tooma, kuni nad hakkavad tööle. Edasi tuleb teil siin karikate rüütel. No vaat karikate rüütel armastab teenida, inimesi teenida, teiste heaks tööd teha. Et tema on selline tasakaalukas, kõik need karikate kaardid on meie mõtted, meie tunded ja meie suhted. Ja karikate rüütel on siuke tasakaalukas, aga talle meeldib inimesi aidata. Edasi tuleb teil siit müntide 2. No müntide 2 minu jaoks on alati olnud tasakaalu leidmine töö ja puhkeaja vahel. Ja siis on seal üleval reas veel teil mõõkade baas. No mõõkade baas on tark. Mõõkade kaardid on üldse väga targad. Nendel on absoluutselt kogu see tarkus. Nad tunnevad seadust hästi. Nad näevad ära ka kõige peenemas kirjas kirjutatud asjad, mis seal iganes on, tingimused. Nad näevad ära ja läbi ka selle, kui keegi üritab seal kuidagiviisi petta või tüssata. Mõõkade baas on üks tark baas ja talle muidu meeldib ka väga oma tarkusega hiilata. Tema on väga hea sõber, sellepärast, et ta on lõbus ja ta on tark. Ja baasid tulevad uudistega. Et tema tuleb ka mingi uudisega. Selle uudise ta ilmselt ta tuleb sellega pisut hiljem, sellepärast, et siin alumises reas on mõõkade 8, mis näitab või räägib lõksus olemise tundest. Ja tema kõrval on karikate 4. Karikate 4 räägib tüdimusest. Vot sellest samast tüdimusest, te olete tüdinenud ootamast. Kui mõõkade 8, no muidugi te tunnete ennast lõksus olevana, kui te tahaksite, et asjad liiguvad, aga asjad ei liigu. Nagu teie meeles need asjad üldse ei liigu, te pole lihtsalt lõksus, mulle tundub, et te lausa tunnete ennast puuris olevana. Et kuidas nii, et ma olen siin kinni ja asjad tegelikult üldse ei liigu. No ma ütleksin seda, et see tunne on teil näiline. Jah, natuke peab vahest ootama. Elul on mingisugused omad plaanid. Universum täidab meie soovid ja aitab meid, aga kuidagi omal ajal ja vahest lausa viimasel hetkel. Et kannatlikkust. Võib-olla on teil vaja õppida kannatlikkust. Võib-olla tahab universum teile õpetada just sedasama kannatlikkust, et oodake lihtsalt rahulikult, kuni elu ise asjad paika loksutab. Mis sellesse lõksus olemisse puutub, siis see on ka näiline. Teil on silmad kinni seotud ja teil on köidikud väga lõdvad. Ja teile tundub, et ei ole väljapääsu või asjad ei liigu, aga kui te nagu silmad lahti teete, siis te näete, et teilt tagant on tegelikult tee täiesti vaba. Ka seda kassikaarti, kassitara kaarti vaadates on selge, et seal taga mõõkasid ei ole. See kass saaks minna küll, kui ta tahaks minna. Et tema selja taga on tee vaba. Sellest karikate 4 ma juba rääkisin, see on see tüdinenud ootamise kaart, et ma lihtsalt ei jaksa enam oodata, sellepärast, et kõik nii õudsalt venib. Ja viimase kaardina on teile tulnud maagikaart. Vaat maagikaart annab teile nüüd selle võimaluse ise oma elu korraldada. Te saate kõik oma elu suurimad unistused kirja panna selle maagikaardiga, sest maagikaart on võlukepp. Maagikaart on selline võlukepp, kus inimesed saavad ise endale soovida just sellist elu ja tulevikku, nagu nemad arvavad, et nad on väärt.
Isegi need kõige suuremad soovid, no ma ei oska öelda, täitsa sellised, mida ei julgegi mõelda, ka need võib maagikaardiga endale kirja panna. Maagikaardi mõte on see, et pange kirja oma soovid. Ma olen toonud seda kodunäidet, näiteks tahate endale uut kodu. Siis te peaksite välja mõtlema selle, kus see kodu on. Kõigepealt selle asukoha, siis selle, milline ta võiks olla, mitu korrust sellel kodul, mitu tuba, milline on tema katus, kas tal on aed, kui see on aed, kui suur see aed on, kui on mingi maakodu, kas seal on õunapuud, ma ei tea, lillepeenrad, need saate te kõik ise kujundada, kas tal on aed ümber, mida te üldse seal hakkate tegema, kas sellel kodul on kaev, mis küte tal on tal ahjuküte, on tal mingi muu küte, kui palju tal on, ma ei tea, seal ruutmeetriteks, millised aknad tal on, ma ei tea, on tal korsten, on tal saun, on tal võib-olla kusagil mingi bassein. Mina ei tea, millist kodu teie tahate. Võib-olla olete terve elu elanud korteris ja igatsete väga oma koju, päris oma majja, võt just sinna, kus on, lähete uksest välja ja see maa on teie oma, saate rahulikult seal kõndida, saate ise oma aeda seal kujundada, võib-olla teha endale lõkkeplatsi, võib-olla panna endale aiapaviljoni püsti. Ma tahan sinna jõuda oma jutuga, et oma kõige julgemad soovid pange kirja, aga pange väga üksikasjalikult. Sellepärast, et universum täidab meie soovid, ta ei täida neid kohe, täna-homme, see ei juhtu. See juhtub millalgi, ma ei tea millal. Aga see juhtub millalgi siis, kui te olete selle ära unustanud, et te selle soovisite. Miks tuleb panna kirja üksikasjalikult? Sellepärast, et universum täidab, aga ta täidabki siis nii, nagu teie soovite, mitte ei anna teile mingit vana urtsikut kusagil, mida teile vana-vana-vanatädi või jumal teab, kes pärandas. Kuskil täiesti vales kohas ja võib-olla üldse mitte elamiskõlblik. Kodu küll, aga elada sees ei saa. Tuleb hakata kas remonti tegema, hoopis maha lammutada. Et kui te ikkagi tahate endale elamiskõlblikku elamist selles, millesse te kohe saate sisse kolida, vaat siis seda kirja pangegi. Tahan kohe sisse kolida, köögimööbel ja kõik asjad on olemas ja ma ei tea, oma lemmikasjad võtan ka kaasa, aga võib-olla elate üürikorteris ja polegi eriti midagi kaasa võtta. Et mida üksikasjalikum te olete, seda kindlam on see, et universum annab teile täpselt selle, mida soovisite. Ma olen rääkinud ka sellest, et üks perekond tahtis endale maja. Nad panid enda soovitahvlile selle maja pildi. Millist maja nad täpselt tahavad? Läks aega mööda, nad unustasid ära selle soovitahvli, olid ka juba ammu keldrisse viinud. Ja siis nad ostsid endale maja. Ja hakkasid siis sellest vanast elamisest välja kolima. Ja siis jõudis aeg keldri juurde, vaja ka kelder korda teha. Kõik need asjad, mis seal on, läbi sorteerida, mis kaasa võtta, mis minema visata või laiali jagada. Ja siis nad leidsid oma soovitahvli ja seal peal oli selle maja pilt. Ja see ei olnud lihtsalt mingi sarnane maja, vaid see oli täpselt see maja, mida nad soovisid. Nad olid ise ka väga imestunud, aga universum täitis täpselt selle soovi, mida nemad tahtsid. See võttis aega, sellepärast, et vanad elanikud ilmselgelt ei olnud sellest nende unistuste majast veel väljagi kolinud, võib-olla polnud nende pähe veel mõttegi tulnud sealt ära minna. Et andke universumile aega. Ja maagikaardiga soovitud soovid kirjutage kohe paberi peale, oma käega ja pastapliiatsiga. Murdke see leht kokku, pange ümbrikusse, kaunistage see ümbrik ära, sellepärast, et universum on väärt seda, et temale esitatud soovid oleksid ilusas ümbrikus ja ümbrises. Ja siis pange see kuskile. Pange see kusagile, ma ei tea, karpi, raamatu vahele, ma ei tea, kuhu kohta ja unustage lihtsalt ära. Ja vot siis, kui teie soovid ühel päeval hakkavad täide minema, siis teile tuleb meelde see, et vot seda ma tegelikult ju tahtsingi. Et nii toimib see maagikaart. Inimesed on maagikaardiga võlgades saanud mitte lihtsalt vabaks, vaid lausa miljonäriks. Et olge julge oma soove kirja panema. Ja ma tean küll, et need ei täitu. Väga suured soovid ei täitu kohe. Ei täitu homme ja võib-olla ei täitu ka selle aasta jooksul. Mõned pisemad kindlasti täituvad. Aga nad täituvad kõige paremini siis, kui me kogu aeg ei kontrolli, kas nad juba on täis. Kas see juba on kohal. Et niimoodi see võtab väga kaua aega.
Aga elage oma elu rahulikult edasi, las need soovid olla seal kusagil ära pandud. Ühel päeval teie soovid täituvad ja siis tuleb teile meelde, et seda ma just soovisingi. Aga mina soovin teile imelist nädalat. Ärge tundke ennast lõksus olevana. Ma tean, et te olete ootamisest tüdinenud, aga küllap need asjad lähevad ka ühel päeval kiiremini liikuma. Vot selline lugemine teile. Tuletan teile ka veel seda meelde, et olge nii kena ja tellige mu kanal. Olete ise asjadega kursis, mis kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.